Paul Ariste esimesel loengul ja siin saalis on mitu inimest, ma näen, kes teab, kes oli Paul Ariste. Esimesel loengul palus ta kõigil öelda ühe lause ja see lause kõlas nii. Head kassid söövad pannilt oasuppi. Head kassid söövad pannilt oasuppi. Ja lasi tudengil seda öelda, tudeng tõusis püsti ja ta ütles, kus kohalt tudeng on pärit. Tsirkus. Praktiliselt üldse ei eksinud, ülitäpselt. Minul ütles kohe virulane, see on selge. Ja kuidas seda teab, mina ei tea, aga tema teadis. Ma pean päris ausalt tunnistama, et on hea alustada täna seda juttu siin virulasena. Lapsepõlvkodu oli 5 kilomeetrit eemal ja minu isa oli selline, kes alati talle meeldis mingid väljendeid, ütlusid ja tõlkida kõnekäände ja niisuguseid asju. Ja ta küsis kunagi, ma arvan ka, et see oli oma 50 aastat tagasi, et Raul, kas sa tead, kuidas on kõige parem hinnata, kas miski asi on hea või halb? Ma ütlesin, ma ei tea, aga küllap sa ütles jah, kui naaberküla mees on kade, siis on õige asi. See üritus, mis täna toimub, see keeletammik, kogu see meeleolu või siin Väike-Maarjas, ma pean tunnistama, et kui ma oleksin naaberküla mees, ma oleksin tõesti kade. Nii et aitäh kõigile organisaatoritele, aitäh! Meie vestlusring, see on improviseeritud, meil on 45 minutit, mis tähendab seda, et me oleme väga täpsed ja konkreetsed ja Anna Vaimel, sa juba esinesid siin. Väga vahva 4 õpetaja selline kokkuvõte, et kuidas lapsed tajuvad keelt, luuletust, kuidas teda õpetada. Minu õde on 45 aastat olnud kirjandusõpetaja ja tema ütleb, et lapsed jagunevad kaasajal keelerikkaks ja keelevaeseks. Kas sul on sama tunne? Andke üks mikrofon, sealt palun edasi. Seda tegelikult võib öelda, et ma arvan, see on põlvkondade ülene. Igal ajal on olnud neid, kes ei oska, igal ajal on olnud neid, kes väga-väga hästi oskavad. Viimased 2000 aastat on olnud alati selline kurtmine, et järgmine põlvkond on raisus. Täpselt. Kuidas sulle tundub, et mille poolest see praegune põlvkond on teistsugune, kui võib-olla natuke eelnevad? Väga lühikesi asju tahavad. Teksti lühikesi ja lookesi lühikesi ja rääkida hästi lühidalt. Nii et Dickensit ei ole mõtet lugema panna? Väga vist mitte, jah. Kuigi oleneb jälle, täiesti oleneb, et on ka sellised, kellega võib-olla saab ka Dickensit lugeda. Kellega võib-olla isegi kuritööd ja karistust saab lugeda. Kui sa kõhutunde järgi üld, kas loetakse rohkem, vähem, mida? Teisi asju loetakse. Fantastikat näiteks loetakse. Noorte kirjandus kindlasti loetakse. Usun, kindlasti ikka loetakse muidugi. Aga sellist, kuidas ikka vaene talupoeg, ikka kuskil viimase raasukese pärast peab ikka võitlema ja mõtlema, kuidas järgmine päev kohale tuleb. Et selline võib-olla enam ei tule väga. Ei ole võib-olla nii väga huvitav. Kui paar põlvkonda tagasi, me rääkisime Tammsaare, ütleme need põlvkonnad, Lutsud, kõik sellised. Kas need on jäänud nüüd kaugele või? Need ei saa samamoodi võib-olla enam anda. Et kindlasti peaks ikkagi tutvustama, ikka peab rääkima, kus sa tüvitekstist pääsed. Selle peal ju rajaneb nii palju. Aga kas ma nüüd niimoodi kodus üksinda võib-olla lasen väga suurt asja üksinda käsitleda? Võib-olla enam mitte. Peab rohkem tutvustama, rohkem rääkima, avama seda rohkem. Aga tehtav, täiesti tehtav. Ma peaaegu kõikide käest tahaks seda küsida, et me täna räägime siin Runnelist. Ja mul on kohati nagu tunne, et Runnel on võib-olla viimane staar, et praegu on mindud üle-eestiline staar, keda enam-vähem nagu kõik teavad. Et kaasaegsemad luuletajad on läinud nagu nišidesse, väiksematesse gruppidesse ja sellist üleriigilise tuntusega ei ole. Kas sul on sama tunne, kas lapsed teavad Runnelit? Teavad ikka. Kas just alati võib-olla nime ja pilti kokku viivad, aga kui näitad, siis ikka teavad. Aga mida nad teavad temast? Seda, mida me räägime. Aha. Jah. Kui tunnis käsitled, ikka nad teavad ju siis. Angelina,
Mida nad, kas sina tead Runnelit? Ma teadsin nii palju, kui et ma teadsin, milline ta välja näeb ja mis ta nimi on, aga niimoodi loomingu mingeid iseloomujooni ja midagi sellist ei teadnud. Aga nüüd? Nüüd tean, me tutvusime nende luulekogudega niivõrd süviti, et tänu sellele nüüd tean. Täitsa huvitav. Tutvusite süviti, mida sa sealt leidsid? Kas sinul oli midagi niisugune, mis tuk-tuk-tuk? Võib-olla mitte, aga ma tean, et need teised tüdrukud, kellega koos ma seda tegin, et nendele väga meeldis. Kui sa võrdled nüüd enda lugemust oma klassiõdedega, klassivendadega, rohkem, vähem? Rohkem? Miks? Ei tea. Mulle ilmselt pakub rohkem huvi, et kui nendel anda kohustuslik kirjandus kätte, et siis väga ei meeldi. Et siis on ikkagi siuke piinamine. Aga osad kohustusliku kirjanduse raamatud mulle ka ei meeldi, aga kuigi siin 10. klassis on päris head raamatud olnud. Palju teil kodus raamatuid on? Meeletult palju. Kellelt, kas isalt, emalt või vanaisalt, vanaemalt? Need, mis meil kodus on isalt, emalt, aga vanaema, vanaisa kodus on nende omad raamatud ja need on veel rohkem. Kuidas möödub õhtu, kas lugemisega või telekaga? Siis sinul on mobiiliga. Oleneb. Suvel ma loen palju rohkem kui nüüd talvel, aga meil kodus muidu ema loeb hästi palju. Isa nii mitte väga. Aga mida loed? Mina? Jah, nimeta mõningaid. Mulle väga meeldivad sellised seiklusjutud, keegi on kadunud, mingi mahajätud maja, paranormaalsus, mütoloogia, sellised asjad. Kas selline sari, mis kunagi ilmus vanematel võib-olla riiulis seiklusjutte maalt merelt, on sinu jaoks juba väga kauge? Vanaisal olid need kõik raamatud olemas, aga mina ei ole lugenud. Selge, 3 musketäri? Ei, selge. Rainis, sama küsimus sinule. Mida loed, kui palju, mis raamatud kodus? Ütleme nii, et circa aasta tagasi veel väga ei lugenud, aga üritasin endast seda arendada ning hakkasin tekitama harjumust, et kas või iga päev siuke pool tundi lugeda. Ning peale kuud või isegi paari nädalat oli juba harjumus ja tundus nagu iseenesest mõistetav. Aga mida? Mulle endale meeldib lugeda eluloo raamatuid ja ka siukseid psühholoogilise sisuga raamatuid. Aga seiklus, ma ei tea, fantastika, nii nagu sinu eagrupile võiks olla? Olen ka ilukirjandust lugenud, aga siuke teaduslik kirjandus pakub mulle endale rohkem huvi. Nii, kus on teie vanust arvestades 17, eks ole, et kuhu te õppima lähete? Tahaks proovida ikka Tartu Ülikooli. Mida? Meditsiini. Rainis? Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonda. Me oleme praegu Väike-Maarjas ja kogu see kant siin, kui te hakkate mõtlema, kes on siit lähedusest pärit kirjandusest. Läheme natuke Kadrina poole, seal on sündinud Kreutzwald, sinna poole Peelmann, Väike-Maarja koolis on õppinud Tammsaare, siin on Väike-Maarja Parnass. Runnel muide on sündinud siit, kui otse minna 31 kilomeetrit. Kas teil kunagi laste hulgas või õpetajatega tekib selle kohta niisugust vestlust, arusaamist, et tegelikult elame väga uhkes kohas Eestis, kui võtta kultuuri ja kirjandust? Õpetaja. Ega kui sellest puudutatakse küll, et vastavate teemade juures. Kui ikka inimese nimi tuleb välja, siis ma ei tea, ma kustan ka. Sa oled nii ka välega, jah? Aitäh. Et tõesti, kui teema tuleb, siis ikka räägib kustavast pärit. Aga olen palju aega olnud, aga ma Aga kui näiteks praegu on unikaalne koht Eestis võtta lapsed rivisse ja viia sinna keeleinimeste parki ja öelda see Runnel, president, niisugused keeleinimesed. Huvitav, kas seal oleks mõtet? On liiga kauged, liiga teadlased? Ei ole liiga kauged, sellepärast, et
aga kellelgi teisel Eestis niisugust kohta ei ole ju. Tubli. Rainis, väga spetsiifiline küsimus sinule. Ilmselt raske ka veel. Mul on palju noori tuttavaid, kes teevad muusikat ja teevad siis ka laulusõnu ja praktiliselt eranditult nad teevad need inglise keeles. Öeldes see I love you, you love me ja kõik see värk sinna. Ja kui ma küsin, et miks te seda teete inglise keeles, nad ütlevad, et umbes, et eesti keeles on liiga vähe selliseid tundesõnu ja inglise keeles on, ma ei tea, armastust parem avaldada. Kuidas sulle tundub, kas eesti keeles on võimalik armastust avaldada? Kindlasti on. Võib-olla eesti keeles, oma emakeeles võib-olla salatakse öelda selliseid tundelisi sõnu, ma ei tea. No, see päris huvitav teema ju, et enamik laulusõnu praktiliselt, mis tehakse eelkõige sellised tundesõnu on ingliskeelsed praegu. Et meil on siin ka äkki spetsialist olemas, et Andra Kütt Leedis doktoritöö tehtud 5. kuni 8. aastaste laste keelest ja sõna kujunemisest. Kuidas seda kõike nüüd tõlkida, mida me siiamaani rääkisime? No, ma arvan, et õpilane ütles väga õigesti, et me ise ei räägi neid tundesõnu ja ilusaid sõnu. Et kus see laps oma sõnad ikka saab, ikka sellest, et kuidas me räägime ja mida loetakse. Et eesti keele andmed näitavadki, et ega lapsevanemad oma lastega suheldes väga palju selliseid emotsiooni, tundesõnu, omadussõnu ei kasuta. Ja võib-olla see on üks põhjus siis, et miks need kuskilt mujalt võetakse, kui ometi on meil need huvitav põhjendus. Kaunid sõnad olemas. Ja, aga kas see on Eesti iseärasus või, et me oleme niisugused kinnised ja ei tarvita tundesõnu või on see üldine? Eesti ärasus on ta mitme nüüd uurimuse põhjal ja uuringu põhjal, aga inglise keele puhul on sama täheldatud. Nii et see on nüüd huvitav paralleel, et kuidas neid keeli võrrelda. Aga ma olen võib-olla hästi paha vastaja praegu, aga kuna nendest vastustest kõik mul on kõlama jäänud üldse täna kauni päeva jooksul see sõna kodu. Et ma arvan, et laps, oma keele, oma maailma, oma teadmised, et väga oluline märksõna on siin kodu. Et nii-öelda see keskkond, milles laps kasvab, et kas seal loetakse, mida seal loetakse, kui palju seal loetakse ja ka lugemisarmastus saab alguse kodust. See sama 5-8, mis oli su doktoris, et see tähendab seda, mis kodust tuleb, kes esimesed sammud õigesti teeb, pärast ei lähe vales suunas. Kas see on nii? Kas sõnavara, kõik need kujunevad ju seal, eks ole, kodust tulles? Keel areneb ikka terve elu ja keelega ja sõnavaraga tuleb tööd teha kõigil meil, ka täiskasvanutel, ka vanana, aga selge on see, et kodust saab laps kaasa mingisuguse keelepagasi ja see keelepagas võib olla väga erinev ja kui laps läheb esimesse klassi, et siis me eeldame just kui ühesuguseid teadmisi, et hästi-hästi kiiret sellist stardipositsiooni, aga selleks tuleb ka edasi midagi teha ja ma arvan, et kui fookuses on täna lugemine ja raamatud, et siis väga oluline märksõna, et kui võiks mitte loosunguliselt öelda, et eesti keele püsimise aluseks ikkagi on lugemine, et lugemine on see, mis päästab, lugemine on see, mis on meie sõnavara aluseks, kirjutamise aluseks, jutustamise aluseks, et ka edasi sellega mõnuga tegeleda, et see mõnu saab alguse kodust, aga ma arvan, et kui ei ole seda lugemispisikut tulnud, siis tal on ikka komme, et ta nakkab, et kui on selliseid häid õpetajaid ja häid inimesi, kes selle raamatumaailmaga nakatavad. See on tore, et sa tarvitasid sõna mõnu, nimelt need on siis diletandid, sest sõna diletant tuleb itaaliakeelsest sõnast, mis tähendab diletto, mis on mõnu, et tunda mõnu lugedes, aga on mitmeid selliseid töid, mis räägivad, et on lugemispõlvkonnad. Et kui näiteks meil oli, ma ei tea, seiklusjutud maailmalt merelt, siis Venemaal näiteks oli fantastide Strugatskite põlvkond, kes tegelikult lammutas omaette Nõukogude Liidu see põlvkond
oli uus ja modernne. Mis põlvkond kasvab praegu? On see Potteri põlvkond või mida öeldakse praeguse põlvkonna kohta 20-30 aasta pärast? Väga raske ja keeruline küsimus ja ma arvan, et seal targad mehed varsti lisavad juurde, aga mis on sinu arvamus? Jah, et ma arvan, et tõesti on väga raske öelda võib-olla sellist ühte tüviteksti, aga kasutades seda sõna tüvitekst, et kindlasti ka need tüvitekstid, mis on olnud vanemate laual, vanavanemate laual, vanavanemate laual, et kui neid on kodus loetud, siis need jõuavad ka meie laste siis nii-öelda lugemisvarra ja põlvkonda, et meil on väga huvitav selline ettevõtmine ja uurimus tudengitega, kus me vaatame, kas ettelugemise traditsioon on midagi, mis ka levib nii-öelda põlvest põlve, et kui kodus loeti, et kas ma loen oma lastele, kas lapsed loevad oma lastele ja kuidas see järjepidevus on ja sellise rõõmusõnumina just eilses loengus saime tõdeda, et lugemine ja ettelugemine on au sees ja see järjepidevus, kui on kodus loetud, siis seda suurem tõenäosus on, et laps naudib ka ise lugemist, et kodus loetakse, et see on selline traditsioon, see on komme. Ja need tüvitekstid ka, et ma olen kole halb vastaja, et väga hiilin küsimusest kõrvale, et aga tüvitekste, kui me vaatasime ka, et mis sellised tekstid on seal siis esildumas, siis nii nii-öelda vanemad klassikud, Sipsik, küll Sipsik 6.6 kui ka uuema kirjanduse kõik tegelased, et kui need on olnud lugemislaual vanematel, siis on need lugemislaual ka lastel, nii et aga ja muinasjutt ja unejutt on väga sellised olulised mõtted, ma arvan, raamatumaailma edasikandmisel. Kuule, aga kas see tähendab, et tegelikult on hea uudis kaasajal, kui arvestatav hulk kirjandust praegu läheb ka nii-öelda piltlikult audiovarianti, et vanematel jälle rõõmus aeg, et keerab masina tööle ja see loeb lapsele ette? Või mida see tähendab, mida see nähtus kaasa toob? Päris huvitav. No eks vist kasutatakse seda audiosõpra ja raadiot ka siis sellise lapsehoidjana, aga ma arvan, et see ei ole sugugi halb siis, kui ka sellega koos on nii-öelda ühine selline arutelu ja võib-olla igasuguse ekraani puhul, mis eristab teda siis paberil raamatust ja inimesest, kes väikse ja suurem inimesega räägib, on, et ekraan on ikkagi vaikiv kaaslane, kes ei ütle vastu, aga lugemises ja lugemise üle arutlemises on vähemalt sama oluline või olulisem ka ikkagi kogu see vestlus, mis sinna juurde tekib, nii et sinu sõnum on see, et raamat, ettelugemine ja vestlus juurde, tõlgendus vanemate poolt. Kindlasti ja lugemine ja ettelugemine, et see ei pea olema traditsioon miski, mis lõpeb sellega, et kui laps ise juba loeb, et ka julgelt siis edasi lugeda ja just neid keerukamaid tekste pusida ja arutleda nende üle, et ka pärast tänast vestlusringi kiirustan ma tagasi Tallinnasse kohtuma lugemissõpradega, kes on põhikooli noored ja me loeme ka üksteisele teineteisele ette. Meil on siin ekspertring tuleb kohe. Kõigepealt ma küsin teie käest, kas te olete audioraamatut tarvitanud? Isiklikult ei ole. Angeli? Olen ikka. Oled, jah? Jah, et kunagi suviti, kui vanematel ei olnud aega meil ette lugeda, me läksime nii vara ju magama, et siis oli veel valge ja vanemad said veel tööd teha õues, et siis me kuulasime õega meeletul hulgal Onu Reemuse jutte. Ja siis, kui tulid sellised mingid unejutu äpid, et siis sealt kuulasime ka. Unejutu äpp. See on midagi sellist, mis meil juuksed halliks saab, aga see on niikuinii hallid juba. Nii, sa tahtsid lisada? Jaa, ma tahtsin selle kohustusliku kirjandusega siduda ette lugemist ja olen kuulnud päris mitu isegi üsna suurt õpilast on öelnud, et neile loeb vanem kodus ette ja nad arutlevad nende raamatute üle, mida koolis on vaja lugeda. Need on väga teadlikud vanemad sel juhtumil, see on päris tõsine sõna, et kui nii tehakse. Ja neid ei ole 1 ega 2, neid ikka on. Sellega kindlasti tekib ka mingi võimalus lugemise harjumuseks või ma ei tea, lausa armastuseks võib-olla muidugi. Kui ma esitan nüüd ühe hüpoteesi veel siin, enne kui me läheme sinna arutelu juurde, et minule kunagi selgitati, et
mida annab lugemine, et sa saad midagi teada. No, ma võin ju Vikipeediast vaadata, kui ma tahan midagi teada. Aga et millal inimene õpib lugedes ja õpib siis, kuna seda teksti 2 minutit lehekülge natukene peale, et ta kujutab ette seda tegevust. Tal on tekst ees, eks ole, ta kujutab ette Tammsaare seda õhkkonda, ta kujutab ette, missugune nägi Palamuses, tal ei ole seda pilti, kaasal võib-olla on filmiga, aga ja see ettekujutus on kõige mõjuvam õppimise viis, seepärast, et sel ajal inimese aju töötab. Kas see võib õige olla? Muidugi on see õige ja näiteks ka noor inimene, kes absoluutselt ei loe, ega talle ei seleta ka näiteks ühtegi luulekujundit. Ta lihtsalt ei saagi sellest metafoorist aru. Tee, mis sa tahad. Aga see, kes on lugenud, temal tuleb ka oma loodud metafoor välja. Et ei olegi üldse tarvis ainult neid seletada, mis kellelgi kirjas on. Pilt selge. Mitte ainult fantaasia, üleüldse mõtlemine. Väga hea. Nii, läheme härraste juurde. Sa tahad täiendada? Tiit alustab, jah. Tiit alusta. No, millest ma alustan? Minu küsimusest. Ma tean, et sul ei ole mitte rääkimisega probleem, vaid seismejäämisega rääkimisel. Aga me oleme täna siin ja me austame meest, kelle luuletused omal ajal, vähemalt vanematele inimestele, tulid mingil hetkel väga raskel ja tumedal ajal nagu ilmutus. Et kui sa prooviks natukene sõnastada mitte tema luulekeelt ega metoodikat, vaid rolli. Ja just nendel aegadel, kui tõesti, kuigi väljas paistis päike, aga elu oli pime ja siis ta tuli. Noh, ma arvan, et siin on väga palju neid, kes seda mäletavad. Kuidas sina seda sõnastaksid? No sa ütlesid juba peaaegu kõik ära, mis seal sõnastada on, et see oli, ütleme, et siis see oli 70 aastate algus, eks ole, laias laastus 68 olid vastikud ja õudsed sündmused, aga tegelikult Eesti elus ei hakanud need mitte mõjuma negatiivselt veel 68 aastal, vaid just 70 aastate alguses, eks ole. Ja siis see roll, mis minu arvates oli see, et peale suruti nagu mingisugune katus või kuppel sul, eks ole, ja siis oli äärmiselt oluline, et keegi pääses sellest katusest läbi, et ta lõi kusagile sellesse õhupalli augu ja sealt tuli mingisugust värsket õhku. Ja näiteks see sama lauluraamat oli üks selline, mis lõi selle augu sinna kuplisse. Ta ei toonud seda õhku kusagilt tulevikust, ta tõi seda õhku minevikust ja samal ajal see jooksis kokku nagu muude kultuuriasjadega, sest folklaul oli hästi populaarne, eks ole. Need folklauljad laulsid väga palju, ütleme, Heller laulsid ka vanarahvalaulu, aga väga palju lauldi just seda uuemat rahvalaulu, sellist kuju. Ja see oli see, nagu, mis oli selle asja roll. Ja teine asi, mis seal oli see sama, siin on juba mitu korda öeldud, et sellel oli ju mitmeid muid ka luuletajaid, aga luuletajaid jagunevad kuidagi kaheks, et mõningatel neist on ülim anne toota selliseid ridu või lauseid, mis jäävad meelde. Ja mul on päris mitu niisugust suurt luuletajat, keda ma väga armastan, aga mul ei ole mitte midagi peas temast. Absoluutselt mitte ühtegi rida ei tule meelde. Lihtsalt nii on. Ja Runnelil on selline suur anne just neid ridu ja asju tuua ja need read muutuvad parooliks, need read hakkavad käibima, eks ole, selles maailmas ja kui need read on nagu õhku toovad, vabadust toovad read, siis see kõik nagu ühendub selles maailmas ja see minu arvates oli vast kõige olulisem roll, mis muidugi käis sealt edasi, ütleme, et luule läks pessimistlikumaks, läks raskemaks, eks ole, selle sees ja teine selline vabastaja oli Üdi, kes tegutses hoopis teistmoodi, eks ole, aga mõlemad olid niisugused. See on minu arvates see niisugune oluline roll ja seda ei saa täita eriti proosa oma pikkade tekste. Seal peavad just olema need lühikesed tekstid või need niisugused laused, mida sa meelde jätad ja mida sa nagu tsiteerid või mida sa läbi elad omamoodi selles maailmas. Sealt jooksid veel muud asjad ka kokku samas suunas muidugi tegelikult ja Toominga lavastused ja muu selline asi kõik. Ma tulen välja praegu väga julge mõtteavaldusega, aga võrdlen luulet anekdoodiga. Ja teate, anekdoodid sünnivad siis, kui on
väga raske aeg, kui see pilt, mis on avalikkuse ees ja see, mida rahvas räägib, on väga erinev. Piltlikult öeldes Brežnev geenius lehed kirjutavad, aga tegelikult olid idioot, eks, rahvas teadis. Ja siis kohe sünnivad. Kas on mingi seos, et geniaalne luule sünnib raskel ja keerulisel ajal? Mingisugune seos on, jah. Mingisugune seos on. Pigem on küll niimoodi, et selline uuenduslik luule sünnib raskel ajal. Aga tegelikult omas ajas oli Ando Runneli luule väga uuenduslik. See rahvaliku laulu luule, see oli väga uuenduslik. See oli, ütleme, selline modernismi, avangardismi periood oli mingil kombel läbi saanud ja see oli vägagi uuenduslik luule. Aga see, mis sa ütlesid, et mõned luuletused on nagu anekdoodid, eks ole, ja anekdoodid sünnivad rasketel aegadel. Või õieti anekdoot elab praegu ka kusagil ajalehes, aga see on natukene teistmoodi anekdoot selles maailmas. Siis tegelikult on küll niimoodi, et selle sama, ütleme, lauluraamatu tervet rida, neid luuletusi võidsagi lugeda või laulda nagu anekdoote iseenesest. Nende puändid on seal lõpus, nad veavad väikese loo, eks ole, ja keeravad selle puändiks. Täpselt samuti, kui ma võtan näiteks, ütleme, närvitrükist, võtan selle sama Jüri Üdi esimest luuletus, et ma olen neid täiesti tõlgendanud kui väikese anekdoote. Ja see on niimoodi, jah. Need tulid sel ajal sisse ja anekdoodikultuur üldse kasvas sel ajal ka mujalt, aga see on õige tähelepanek. Rein, kui Runneli, nagu sa ise ütlesid ka, suurim kriitik, proovi sinastada ka tema rolli nagu mingis ajas paika panna, sest minu meelest on see väga tähtis, me oleme olulisel päeval ja olulisel üritusel. Üks mõiste on meil siin kasutamata veel jäänud, aga just nimelt see 70 aasta algus, 72, kui hakati tema neid laulusid, ta on küll ühes luuletus öelnud, ta on elukutse luuletaja, aga tegelikult on ta laulik ja ta nimetab oma teosed ikka lauludeks ja need olidki siis, on see sama juba osutatud kogus on laadalaulud, kirikulaulud, kodulaulud, nii et aluseks on laululisus. Ja nüüd on kaks olulist vahet. Luule oma olemuselt on üks väga intiimne sõnategu ja selle ettekandmine nõuab niisugust, või õigupoolest ta kogu õhustiku taandab niisuguseks väga intiimseks koguks. Ja teine on siis, kui toimub see niisugune avalik leelotamine, nagu laulupidudel on see leelo, kõigepealt hüütakse välja seal, kuigi ta on juba laulu piiril. Aga see luule olemuslikult on ikkagi väga intiimne. Ja selle ette lugemine häälestab siis kuulajat teatud intiimsusele. Nüüd see sõna, mida me veel ei ole siin seltskonnas ja esinejate poolt kasutanud, on terve Runneli luules olev mõõtkava liik või õigupoolest siis dimensioon, nimelt runneldus. See tuli üldkeelde. Üldkeeles on niisugune mõiste nagu runneldused. Nad toodi 70 aasta algul Tartu mingi laulu, kui need olid need poplaulupäevad. Ja sealt, kas see oli siis see kuldne, mitte kuldne triigu, vaid see, kes see kunstiülikoolist, see ansambel. Peoleo ka teine, need, kes siiamaani laulavad, ka nii vanaks saanud juba. Kukerpillid muidugi, häbi mulle, aga vanadus vabandab. Ja kukerpillid ja kukerpillid üks liige, minu teada see arhitekt ongi selle sõnause nii-öelda autor, tema rääkis, et need on runneldused. Nii et selle Hando lõi siis terve niisuguse, ma ei teaks, luule žanri, mis on laulu ja luuletuse piiril, kus luuletus ise tõepoolest esitab ühe loo, mingi loo koos puändiga, tal on süžee, aga samal ajal
on ta laul, niisugune uuem rahvalaul, nagu juba Tiit osutas. Rein, jah? siia otsa lihtsalt selle asja veel, et see on oluline sõna, see laul seal, sellepärast, et see, mis Rein praegu rääkis, et luuletus on intiimseks lugemiseks mingisugusel kombel, aga mina näiteks ei suuda suurt osa Runneli luuletusi niimoodi lugeda enam, sest mul hakkab kohe viis kuklas kummitama, tahan, ei taha, ikka hakkab kummitama. Ja vaat see laul, mis tollel tuli, need olid tegelikult ütleme, sellised ühislaulmised, kas või ühiselamus või kusagil mujal, eks ole. Ja see on jällegi üks selline roll, et selle luules, mis saab lauluks ja saab ühislauluks, eks ole, ja hakkab omakorda nagu liitma neid inimesi. See ei ole laulupidu, see on mingi ühika laulupidu või midagi sellist. See oli nagu hästi oluline asi, mis lõi mingisuguse põhja sellele. Sa ütlesid praegu ilusasti, et luule sai lauluks tema puhul väga hästi. Reinule ma tuletan meelde, kui Rein ei mäleta. Rein, kas sa mäletad, et sa 71. aastal lõid mind rebaseks? No sa oled rebane ju. Mis sust enam lüüa? Sa lõid mind nii hästi, et siiamaani püsib, aga kas sa mäletad, millega löödi? Kas siis Wiedemanni sõnaraamatuga? Absoluutselt, vaadake milline seos. Loomulikult kõiki filoloogia löödi Wiedemanni sõnaraamatuga. Ja mul on lapsest saadik noorest poolest meeldes üks Wiedemanni tsitaat ja ta ütles niimoodi, et mehi ei loetleta, mehi kaalutakse. Ja me täna siin oleme koos olukorras, kus me sõnas mõttes kaalume väga suurt meest, kes meil on siin auhinna saanud, aga kõige selle ilu juures on meil üks küsimus, mida natukene kuskil hinges meil on, kas eesti keel jääb alles? Ja kui jääb alles, millisena meil murrab sisse, ma ei tea, kunagi murdis vene keel, nüüd tuleb inglis keel, nüüd on uuedmaad põlvkonnad räägivad inglis keelt väga vabalt. Teeme kiirringi, mida arvatakse? Kuhu ta ikka kaob? See on natukene ülepakutud mõtlemine minu arvates. Keel saab kaduda siis, kui kogu see seltskond maha sureb ühe korraga näiteks. Tegelikkuses ju see, mille üle näiteks mina olen muretsenud, on teaduskeele surm. Ütleme, et kui teadus tehakse ainult inglis keeles, siis kaob üks oluline allkeel sealt maailmast ära. Aga see ei ole veel päriselt keele surm. Keel saab surra siis, kui teda ei anta enam edasi järgmistele põlvkondadele. See on nagu kõige olulisem asi keele elus püsimise juures. Ja senikaua, kuni teda antakse edasi, kas või selle ette lugemise teel, eks ole. Minule luges isa kevadet ette lapsepõlves unejutuna näiteks, kuigi selle peale on raske magama jääda iseenesest. Aga niimoodi on selle asjaga. Küll ta elab. Rein, sama küsimus. Ja, aitäh sulle. Ja see on väga tähtis küsimus. Ma olen täpselt samamoodi hooles, ei oska öelda enam, et mures, mõnikord isegi aastuses, et nagu juba Tiit varem ütles, mitte ainult see keeleregistrite hulk iseloomust, et meil on eesti keeles palju keeli, murdetest rääkimata, vaid ka keel on ise hierarhiline süsteem, ehk ühe keele peale tekib metakeel, ehk siis selle keele kirjelduskeel. Ja see, mille pärast mina hooles olen, siin on noor teadlane mul kõrval, et meie kirjelduskeel on hääbunud ja see on läinud üle inglise keele peale. Ja isegi, te ei usu, aga see oli õudne. Kui mina kandidaadi väitekirja kaitsesin ja kirjutasin vene keeles, ja see oli küll Eesti kriitikas, kuid veel absurdsemas olukorda jõudis keeleteadlane ja luuletaja Joel Sang, kelle väitekiri kandis pealkirja Eitus eesti keeles, mille ta kaitses vene keeles. Nii et see jubedus võib tõepoolest mõjuda üsna halvasti, kui nüüd ka eesti keele kirjeldamiseks, eesti kirjanduse ja laiemalt võttes kogu Eesti kultuuri kirjelduskeel läheb üle siis selle välise surve tõttu, et muidu sa raha ei saa, kui sul ei ole ingliskeelest artiklid, mida loevad ainult 3-4 inimest kusagil mujal ja mis ei jõua tagasi sellesse keele kogukonda, mis meil siin on. Ehk siis mis seletab, mis loob nagu uue tasandi selle objekti suhtes. Õigupoolest
teeb ta osa meie subjektiks, kui see asi hääbub, siis on olukord vilets. No nii, noor teadlane, sa oled uurinud. Mul on ka vali hääl, see kostab välja küll. Kui Rein ütleb siin, et see sõnane metakeel sureb, siis me avaldasime hiljuti eesti keele grammatika. 1000 lehekülge teksti eesti keeles. Võtke ja lugege. midagi ei ole kadunud, midagi ei ole surnud. Ja teine selline, seda ei saa enam reklaamiks nimetada, aga hiljuti toimus esimene Eesti suur siis humanitaaride konverents, kus üle 300 inimese oli nii-öelda esinejatena ja üle 400 inimese kohal. See oli eestikeelne konverents ja me arutasime pärast seda korraldajatega, et kuidas tuli, nad ei uskunud, et nii palju kokku tuleb sellest asjast ja me leidsime, et üks oluline põhjus oli just nimelt selles, et me saime seal rääkida sellest kõigest eesti keeles. Nii, räägi palun lastest kui keelekandjatest, et oleme ikka vanainimesed võiksid õnnelikud olla, et eesti keel jääb alles ja mingil kujul. No kus ta pääseb, mõistagi jääb alles, et aga lihtsalt oma keeleaia eest tuleb hoolitseda, oma keeletegude eest tuleb hoolitseda ja igaüks vastutab siin, et ükski keel ei ole kunagi ennast surnuks laenanud. Et oluline on see, et nii nagu eelkõnelejad juba rääkisid, et keele prestiis, et me anname seda edasi järgmistele põlvedele ja see on meie jaoks tähtis ja oluline ja me teeme seda mõnuga, et on raskem, aga ärgem selle pärast pead veel norgu laskem nii mõnigi kord kui noortel. Aga kus ta pääseb, muidugi jääb alles, aga lihtsalt hoolitseda tuleb seda keeleaeda. Ma juhin tähelepanu kodanikud, et me oleme väga haruldases kohas siin ja pärnakatele ka teadmiseks. Et Väike-Maarja vald on koht, kus omal ajal oli 13 rikast mõisa ja 15 kooli. Ja õpetajad ei olnud ka pahad. Alates siis Jakob Liivist ja kogu sellest seltskonnast, mis siin oli ja mis on selle nii-öelda rikkuse aluseks, mis siin oli suurel määral muidugi hea maa, aga siis ka baseerunud piiritustehas igas külas, mis tootis ka nii-öelda haridusvõimalusi. Need on majad on muide praeguseni suuresti alles. Ehk selles mõttes me ei ole mingi juhus, et siin kandis Kadrinas on, eks ole, eesti emakeele päeva see kivi, siin on keelepark ja see kõik on olemas. Aga nüüd tuleb alus küsimus. Ma võtan enda põlvkonna ja mul tundub, et me tarvitasime siin sõna tüvitekstid. Mis on tüvitekstid? Ma ei tea. Liivi Hendriku kroonika, Tammsaare, Liivi luule, minu jaoks võib-olla Suvi, mis veel? Kas tüvitekstid on toimunud mingi muudatus? Kas olulisuses, näiteks sinule? Kas see, mis on need kõige tähtsamad tekstid, mis teevad meid eestlasi eestlasteks, on midagi muutunud või on need samad? Mina ei julge küll endale seda vabadust võtta, et ma hakkan siin nüüd tüvitekste klassi ees muutma, aga ma ei tea, ma lisaks see Kalevipoja näiteks. No Kalevipoja, jah, muidugi. Jah, vaat kui tore on sellest noortele inimestele rääkida, kui tohutult palju sellest saab rääkida. Ma ei ütleks, et muutunud on. Võrreldes millega, tegelikult ei ole, tuleb neid juurde, aga Kalevipojaga näiteks ju Kivirehk on muutnud ja kes seal veel on neid uus versioone kirjutanud ja lihtsalt natukene nagu väike uus nurk tuleb juurde, aga tegelikult ikkagi jääb samaks. Mida arvavad, kas on midagi muutunud? Ma ei usu, et on muutunud. Tüvitekstidega on selline, et tüviteksti elu on ühest küljest selles, et inimesed teda loevad või et pannakse koolis. Ta on nagu koolikohustus. Muidu, kui ta on kohustus, see on päris õudne. Ma mäletan oma ajast, kui kole see oli. Me pidime terve Kalevipoja koolist läbi lugema. Kõik selle paksu, teate küll. Ülikoolis 2 korda. Mina käisin ülikoolis veidi pikemalt, ma lugesin 3 korda. Aga inimene, kes loeb 3 korda piibli läbi, läheb lolliks. Nii et see ei ole nagu muutunud, aga oluline on see, et see tüvitekst ei ela mitte ainult selles lugemises või ettelugemises, ta elab ka teistes meediumites. Täpselt samuti nii, nagu ta elab, ütleme siis
ütleme, kas või võtame selle sama Kalevipoja, mis elab kunstis, eks ole, mis elab balletis, mis elab paroodiates, mis elab kõikvõimalikes lühendustes, ümbertegemistes ja muudes sellistes asjades, või võtame Lutsu ja Tammsaare, kes elavad kinos, eks ole, tõesti probleem on natukene selles, et mõnikord hakkavad inimesed analüüsima või mõtlema nendest tekstidest läbi kino. Nad on näinud filmi ja nad tõlgendavad seda niimoodi, kui film on enam-vähem okei, et nagu adekvaatne, nagu Kevade näiteks, siis pole hullu, eks ole, aga kui film on mõne teise teksti puhul, võivad asjad väga hulluks minna kätte. Aga see on nagu see elu. Mida rohkem neid meediume on seal küljes, selle tüviteksti küljes, seda rohkem, seda kauem ja seda kindlamini ta elab. Ja peab paika ja kindlasti ka see, mida me ei oska ette praegu näha, teatud osa sellest repertuaarist jääb alles, mis on siis koolis nagu põlvkonniti antakse edasi ja ka, aga tuleb juurde tõepoolest ja siis tagumine ots jääb nagu ahtamaks, see harvemaks jääb. Seal ei ole neid nimetusi nii palju, nagu ütleme, varasematel põlvkondadel oli. Ja see on ka täitsa mõistetav protsess, nii et ta on ühelt poolt kasvab, teiselt poolt nagu natukene kahaneb, nii et ega me ei tea, mis 20 aasta pärast sealt veel altpoolt on järel, aga väga oluline on nende liikuvus meediumide vahel. No näiteks Jaan Krossi mitmed teosed, Vikmani poisid, need moodustavad ise. Kusjuures Andrus Kivirähk on ise ekspluateerinud tegelikult nii-öelda tüviteksti, ta on nagu uuesti seda loonud siis tema Rehepapp ja kusjuures ta seda veel on selles mõttes väänanud, et ta on teinud temast niisuguse algselt oli ta külatark, aga seal ta muutub niisuguseks kavalpeaks, triksteriks, sellest on ka kirjutatud. Nii et tuleb juurde ka, aga kus need tulevad, ei tea. Nüüd on küll niisugune lugu, et tuleb tarvitada seda kõige tuntumat lauset televisioonist, kahjuks on meie aeg läbi. Aga ma pean siiski tooma ühe väikese otsese võrdluse kirjanduseluga ka enda elust. Nimelt ma kasvasin üles Pandivere mõisas, mis on siit 5 kilomeetrit ja mõisa kõrval on siis hoone ja see oli Pandivere mõisa kutsari elukoht ja kindlasti mõned on kuulnud, et Pandivere mõisa kutsari nimi oli Golding ja Goldingul oli tütar Liisa. Ja siis, kui Jakob Liiv oli Avispeal kooliõpetaja ja käis Juhan Liiv tal abis, siis Juhan kõndis õhtuti alla lõpmata Pandiveresse, et kohtuda Liisaga ja Eesti siis ühed kaunimad armastusluuletused on siis kirjutatud sellele samale Liisale. Selle sama koha peal, kus oli Liisa korter, oli hiljem meie laut ja seal elas meie lehm Maasik. Ehk minul on kirjandusega väga otsesed seosed. Aga ma eile küsisin Tallinna Ülikooli professorilt Anna Versikult, kes tegelikult tuli Eestisse omal ajal Leningradist, kes on rahvuselt juut ja eesti keele õppis ta siin, aga ta räägib vabalt, ma ei tea mitu keelt, 5 või 6 kindlasti ja õppinud pool maailma läbi ja nii edasi. Küsisin Anna käest, et mida tema arvab eesti keele tulevikust. Ja ta ütles enam-vähem sama nagu teie. Ei kaota kuskile, sest keele tulevik on keelekandjate käes ehk meie käes. Ja ta arvab, et eesti keelega ei juhtu suurt mitte midagi halba. Mul on väga hea meel tänada kõiki siit lavalt selle eest, kes selle ürituse organiseerijad, Väike-Maarja rahvale edu, jõudu ja energiat nende ilusate traditsioonide elus hoidmisel, mis siin välja kujunenud on ja nii seda keelt koos hoitaksegi. Suur tänu kõigile, meil oli täna ebatavaline päev, sest meil oli ka ebatavaline ja väga väärikas autasu saaja Hando Runnelist, kõvemat meest annab raske leida. Nii et suur tänu kõigile ja aitäh! Suur tänu kõigile. Veel korra, aitäh.
Aga enne, kui me nüüd päris ütleme sõna lõpp, me veel ei ole sõna lõpp, kuigi ma ütlesin juba 2 korda sõna lõpp, 3, siis annan veel sõna Jüri Valgele. Jüri Valgele, kes ta ütles, et pikalt ei tohiks minna. Vaatame, kui lühidalt siis näeb. Nii, aitäh, ei lähe pikalt. Minu jutt on natukene etteruttav ja natuke mitteametlik ja ma loodan, et paari nädala pärast saab sellega ametlikuks ja täiesti siis ajakohaseks teha, kui Tartu linn ja Tartu Ülikool meie ettepanekule on jaatavalt vastanud. Ja meenutades seda, mida Tiit ütles ja mida kindlasti ka enne teda on öeldud, et ilma mäluta ei ole midagi, ei olegi. Ja lähtudes sellest on Emakeele Selts alustamas tegevust selleks, et püstitada mälestusmärk Lauri Kettusele. Paar sõna sellest, mida Kettunen oli, miks ta on tähtis, oli suur keeleteadlane, keelekorraldaja, asutas Emakeele Seltsi, olles esimene esimees, tegi professuuri Tartu Ülikoolis ja oli selle esimene professor. Lisaks oli riskialdis poliitiliste probleemide lahendaja ja kõike seda saab kokku võtta sõnaga suur armastus, mida väljendab tema elu- ja loomeperioodi või aja lõpus avaldatud eestikeelne luulekogu Südamesillad. Mispärast ma räägin seda siin praegu, kõigepealt seda juttu võiks rääkida tervele Eesti rahvale, sest Kettunen on tähtis kõigele selle eest, mis ta tegi. Aga Väike-Maarjale siin Väike-Maarjas seda rääkida on ka väga asjakohane, sest siin on sündinud mitmeid väga väärt ideid, Wiedemanni protsessi idee üks nende hulgas, mida on 35 aastat järjest ellu viidud ja mille elujõudu näitab väga hästi tänane päev. Nii, aga kui siin on mitu korda nimetatud Wiedemanni nime täna õigusega, siis on täiesti põhjust siduda Väike-Maarjaga ka Kettuse nime. Kui Wiedemann elas seal pastoraadimajas ja kohtus, nii nagu Huno Rätsep on välja uurinud, 3 soliidse daamiga siin, siis Wiedemanni Kettuse seos oli isegi tihedam, kui oli Wiedemanni oma. Ta oma esimesel Eesti retkel 1908 kogus siin keelt, tutvus ja siis oli tihedates sidemes admiral Pitka venna Pearu August Pitkaga, käis Väike-Maarjas, rääkis ja pidas aru Jakob Tamme, Märt Meose ja teiste tolleaegsete tähtsate ja heade tegelastega ja muuhulgas kohtus ka siinse Pristaviga, kes oli üks sakslasest tsaariarmee alampolkovnik ja kes pani väga täpsed reeglid Kettuse tegevusele siin, öeldes, et käituge korralikult, ei mingit poliitikat, ma olen juba 2 meest lasknud maha lasta, mille peale Kettunen vastas, ärge muretsege, mina ei taha olla 3. Nii et kogu selle jutu kokkuvõte on see, et kui muuhulgas ka Väike-Maarja vallalehte, ma loodan, mahub meie reklaam sisse, kui näete, et Kettuse mälestusmärgi jaoks hakatakse toetust koguma, siis reageerige positiivselt ja me oleme tänulikud selle eest. Aitäh!